Ma ostsin endale Lada 06 ja püüan selle nüüd korda teha. Ja sa küsid, miks ma ostsin endale 82. aasta auto, raiskan oma raha, raiskan oma aega selle jaoks. No 9 kuud tagasi ma ütlesin seda. 10 000 laiki, me ostame endale Lada, teeme selle korda ja hakkame sellega sõitma. Ja kuna 10 000 laiki sai täis ja ma pean oma lubadustest kinni, siis nüüd siin me oleme. Sellel on mitu põhjust, miks ma seda teen. 10 000 laiki on juba täis, nagu sai mainitud. Teiseks, ma tahan nostalgitseda, sest Žiguli oli üks esimestest autosid, mille roolis mina sain ise istuda ja natuke põhimõtteliselt sõita. Ja kolmandaks, ilmselt kõige suurem põhjus, miks ma seda teen, on see, et minu nüüdseks lahkunud vanaisa suur unistus oli kunagi endale üks Žiguli soetada. Selleni ta kahjuks ei jõudnud ja nüüd siin ma olen, et tema unistus täide viia. Ja mis on siis lõpu eesmärgid? Et auto oleks sõidukõlbulik, kulutada selle alla mitte rohkem kui 2000 eurot, teha tiir minu kodukohta Jõgevale ja võib-olla samasugune video järgi teha, nagu üks proua siin tegi. Aga alustuseks tuli endale soetada Žiguli. Pärast meie seda videot tuli mitukümmend pakkumist mulle postkasti, et näe, mul on siin üks Žiguli müüa. Aga kuna tuli talv peale, siis ega ausalt ma ei viitsinud väga sellega tegeleda. Aga siis helistas mulle 24. aasta lõpus üks mu sõber ja ütles, et kuule, et mul on üks siin pill pakkuda sulle, et tahad ära võtta. Ma ütlesin, ma ei tea, et ma praegu viitsi väga tegeleda. Siis ütlesin, davai, aga et siis siin uuel aastal vaata need maksud ja värki, siis ma olin mingi seiles. Ehk siis 31. detsember 2024 ma sain ametlikult VAZ 21063 auto omanikuks ja kõik see läks mulle maksma 500 eurot. Sama tegi ka Robin, aga tema maksis oma pilli eest 2000 eurot. Ma ütlen kohe ära, mul raha liigub, ma saan kõva, Siberis on hea raha. Ja see on ka põhjust ühes eesmärkidest, ma teeks oma pilli valmis vähema rahaga kui Robin. Ja nüüd pea 3 kuud hiljem oli aeg meie Ladaga tutvust teha. Tere Nivkin, tere rahvad! Täna on special päev. Täna ma näen esimest korda oma kallist Žigulid. Vaadake seda! Põmm! Lähen vaatame see pilli üle. Väga haige. Vana peremees. See on Kevin, vana peremees. Ma ei tea, kas ta toimib, aga paneme toimima. Kuidas sinu pikkune mees siia ära mahtus? Ega ei mahtunudki ausalt öeldes. Aitäh! See ka. See on teie võtsi veel. Nüüd on ametlik omanik põhimõtteliselt. Kuidas see masin käib siin? Siin on luku, vaata nüüd lahti. Oi. Väga haige. Sul on isegi, ma vaatan, enam-vähem normaalne istuda seal ju. Kuule, aga kui sellega avarii peaks juhtuma, see on nagu tšau. Ei saa käima vist, aku tühi, jah? Aku on õhtal, ma kardan, jah. Mingid teiselt poolt. Teiselt poolt, Nagu Ferrari. Nagu Ferrari oli. Okei. Pagass tuleb ka nagu võitmega lahti. Normaalselt kuradi. Läksid tolmuna või? Vähe normaalselt tolmuna on see. Ei, aga see käibki Žiguli juurde, et sa ei saa seda taguosa lahti vaata. Nii, näed, siin saad õppida, kuidas kuradi selle autot korda teha. Vana see raamat. Sõiduauto raamat. No vaadake. Kuidas kuradi Žigul käib. Kuule, selle peaks isegi veel läbi lugema. Aga nüüd on võib-olla kõige suurem probleem, mis ma teile rääkimata jätsin, on see, et ma ei tea autodest mitte midagi. Ma ei oska putitada, ma ei tea mitte ühtegi terminit ja ma olen üldiselt see vend, kui keegi küsib, et mis mootoriga auto on, siis ma üldiselt vastan, et päris ausa mootoriga. Nii et selge oli see, et üksi ma seda autot valmis ei saa. Seega ma kutsusin ühe tüübi appi, keda te võib-olla tunnete ja kes võib-olla tajub natuke rohkem autodest kui mina. Sina peremees või? Ma kuulsin, et sul on mingi auto müüa mulle või? Mul müüa ei ole, aga mul on parandada. Parandada või? No, helistasid õigele mehele. Ja, õige, midagi. Aga ma ei tea Vene autost mitte midagi. Ei tea või? No siis saad varsti teada. Proovime, äkki läheb käima või? Mitu aastat käib järjest? Mingisugune 2-3 aastat, ma arvan.
3 aastat. Äkki on paugu pilgule. Elustame. Natuke särtsu. Järvega toppida juba. Noh, ei pülgi tuli läks põlema küll seal. Minu lemmik osa selle Žiguli juures on käigukast. Manuvalka nagu öeldi kunagi. Ja kes meie reisisaadet kunagi vaatas, siis noh, see on omaette challenge seda asja siin manööverdada. This is neutral. Neutral, yeah. I got it. It was before. Muidugi. Masin liigub. Siksimehed. Noh, sul kohe käima. No paneme reis. No pane käima. Kuule, vaat seda ka, et kui oled tobimees, siis vanadel autodel oli see, paned selle sisse, võtad siit välja, paned tobi põlema nii. Oota, ma suitsetan praegu, vabandage. Vene värk seda vaamrit, ma räägin. Topad. Hoia. Hea piit. Jaa! Hoiang peal, jah? Pikas perspektiivis vist ei ole kasu. Kütsi ei ole, kuule mees. Sellega kaugele ei sõida. Tühja paagiga müüsid auto juurde. Kere veel, jaa. Nüüd ma saan aru, miks kunagi omal ajal mu onu kogu aeg seda rooli niimoodi keeras lihtsalt. See lihtsalt see asi ei keera, saate aru? Minust polnud vist üldse aru saada, et ma olin väga õnnelik. Saate aru, kui õnnelik ma olen? See on nagu siuke peavalu tegelikult, aga ma olen väga õnnelik. Ma olen nagu väga sellise nostalgia feelingus sees praegu, mis oli täpselt Kuubal, aga Eestis sõites see on täiesti teine. Sest et nüüd, kui ma kuskile selle Jõgevale või sinna kanti võtan selle, oi jumal, vaat see hamblipärane, see on siuke nostalgia litte. Olukord üle vaadatud, oli aeg viia see ilus pill garaaži. No, aga enne muidugi panime natuke kütust sisse. Tavaliselt ostetakse auto, oleks täis paak, vaata. Siksi pool võib-olla julgeks. Äkki on legi. Nii et pane 15 alguses äkki. Siis käima küll ja sõita natuke. Paneme 30, see sööb nii palju. Teeme sul käed täna õliseks ikka. Tegelikult võiks teha, ma olen nõus täna tööd tegema ka. Vaata, see starter ongi kuidagi siuke hädine. Esimene töö kohe, starteri remont. Et ausalt, et ei ole nagu ühe korra asi, vaata, nagu siuke pikem asi. No ja sa hakkad meil siin garaažis rohkem tööd tegema ja käima külas nagu selle. Ma loodan mitte, aga... Sa loodan, et täna saab valmis kõik või? Ei, muidugi jaa. Kohe, ma tean, ma usaldan neid poist enam. Kui saabki valmis täna. Pigem on küsimus siin, kas ta üldse kunagi valmis saab. Ma pean nüüd tõstuki pealt mingi sportauto eest ära lükkama, et mingid tähtsamad projektid peale jääda või? Vähe mõttetum auto natuke uhkema vastu välja vahetatud ja nüüd teeme päriselt näpud õliseks ja vaatame, mis probleem meie autol on. Alustan sellest ongi õlivarras, kus on. Võta raamat välja. Mis asi õli? Võta ma see manual välja sealt pagasikust. Kas ma jäängi kuradi õppima seda? Mis ma tean, kus see õli on? See seal või? See või? Ma isegi ei tea, mis see on. See on klaasipesupaak kuule soojendusega. See luks või? Tühi on. Ja. Näed, siin käib jahutusvedeli. Otsas. Mis värvi käib küll siin? Ma ei tea, sinine äkki või? Nagu autoga ühte värvi tahab panna, jah? Matchiks või? Nei, õlivarras on seal, vaata, pisike. See? Jah. Sul Mersul ilmselt ei ole siukest? Masla. Tõmbad varda puhtaks. Äkki annad mulle kindlad alustuseks? Ei, noor mehaanik teeb alati paljaste kätega. Lähed koju naise juurde näha, et sa tööd teinud ka. Noorem autospetsialist olen mina praegu. Kindad on sulle, sa ei ole välja teinud. Pane auku ja... Miks ma selle puhtaks tegin siis? No sul on vaja teada taset ja näed. Pane sisse, loed 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nii, ja tõmbad välja. Ja nüüd vaata, kus on? Maks. Maks! Noh, ideaalne. Õliviga pole. Õli on maksimum. Nii, aga ma näen kohe siit probleeme. Näed? Jaa. Mis see on? Praguline on. Vanadus. Vanadus? No 82 aastal. No seda on uus. Mis aasta sa sündinud oled? Jõgevale sõidad, see poole maa peal teeb kabum. Mis aasta sa sündinud oled? 87. No vaata, pill on vanem kui sina.
nii, aga kütsi on vaja siis, näed, kütsifilter, tühi. Aga miks see tühi on? 30 € sai tangitud. Päris 30 sajale võtab sulle. Ei, aga tõmbame nüüd paagist siia kütsi, proovime, imuriga. Kütsiga mängitakse, siis tegelikult peaks kindlad kätte panema prillid ette, aga vahet ei ole. Ei ole hullu. On õige mehaanik käida. Siksi kapott ja ikka tööriistad vedelevad igal pool. No vaja imeda. Kas paned puhtalt või? Võta pane see sinna otsa. Pane see sinna otsa. Noh, Tim. Noh. Ja ma annan adribuuri ka sulle. Noh. Näe, kütus tuleb. Kütsi tuli. See on ju kuradi -5 € praegu ja see on. Ja, tule ohtlik. Võta otsast ära, vaata, et sa enda silma ei lase seda kütust. Sa pead seda protseduuri iga kord tegema, kui sa ei sõida selle. Noh, kuule, nüüd peaks küll käima minema. Jonnib! Järgmine etapp tule nüüd välja. Siin all läheb õhufilter. Nii. Äkki on hiiretsi ja pesa teinud või linnu. Oi, plaa. See tuleb lahti võtta, kontrollida, vaadata, et siin mingit jampsi ei ole. Puhas või? See on puhas või? Mis puhas või? Tahad limpsuda keega. No peaaegu. No kuule. Käib ju. Kuule, väga aus. Tunned seda 32 hobujõudu või? 48. 48. Ma tunnen neid lõhnasid. Emotsioonid on ausad. Vähemalt pill töötab, aus. Nii, Andrei infoks siis, et suurim kiirus täiskoormusega on 150 km/h selle autoga. Nii et hoia piip ja prillid. Ossa kurat. Hoovõtt paigalt kiiruseni 100 km/s täiskoormusega on 19 sekundit. Vaata, tuled üle kõik, kas tuled töötavad ülevaatuse jaoks. Hakka järjest panema, kui sõbra appi kutsuma. Või vajutad ise pidurit ja siis jooksed hästi kiiresti taha, vaata, kas tuleb. Siin on isegi lood. Nii. Esituled. Olemas. Ohutuled. No ikka üks ei tööta, jah. Nii, piirni vaja. Tagurpidi käik. Nagu sisse niimoodi. Sa mõtled, okei. Olemas. Aga sellel ongi ühel pool huvitav või? Nii, numbrituled on. Vasak numbri tuli on puhul. Siiktiva arvutused peab kindlasti olema üks tõmba puhkeeri. No ütleme niimoodi, et mul läks seda hiljem vaja, aga sellest juba natuke pärast poole. Ma sain aru, et see pidi olema kõvasti rohkem lähed kui pill ise. Vait, ongi nahkkotis, originaalpaberitega. Ei no selle võib raudselt mingi entusiastile ju 5 sotiga maha. No ma räägin. Tead, mis see on? See on nagu jalgratas vanemal, et ta annab mingi, ma ei tea. Appa. Lihtsalt flashlight. Jah. See taskulamp sigaret siitest. See reis. Ma loodan, et siiamaani on aus video, aga ma korraks segan vahele. Ma soovitan teil video kindlasti lõpuni vaadata, sest suvalisel ajal ma teen väikse giveaway. Ja annan juhised, kuidas võita 2x2 WRC fännipassid ja fännisärgid. Ja kui sa pole veel like'inud ja subscribe'inud, siis nüüd on see aeg teha. Lähme edasi videoga. Mis see on? Viskab, sul kurat proteesid kukuvad välja, kui sa 150-ga sõitma hakkad. Seismisest. Aga äkki see päikse käes ja sõidad, äkki läheb paremaks. Oh, kuule. Jätsid kässari peale või? Ma ei tea. Pidur on peale. Ratsagi ringi. Halb. On ka. Ja ma ei tea, lase alla, vaata, kas see tõmbast kässari peale. Vaata, pikk paist saatnud. Tere, vaata seda enne. Ei ole. Ei ole. No, piduri hooldus vaja teha. Oi, neid on kehva hooldada.
Anna. No muidugi, ne. Aga vähemalt klotsi ei pea vahetama. Garaažis õpetasid poisid mulle selgeks ka kohustusliku mehaaniku poosi, mis käib umbes niimoodi. Nii, ole hea. Nii. Roostetab või? Kuule, roostetab, aga kuule ütleme, et selle aasta kohta hästi säilinud, kuule. Piduri ei olegi. Jäi, see on küll probleem. Kus? Näe, see pidurivoolik. Nii? Praguline. Varsti kaovad pidurid ära niimoodi. Aga see on ju mitme on siis, jah? Vaatame teiselt poolt ka. See on okei tundub, et? Ei ole, see on ka tegelikult vähekse vahetust. Ei ole kõige olem, kuule, natuke on ja hoolt ja armastust ja see helesinine sunistus sõidab jälle. Jah? Aga midagi osta saab juba kuskilt või? Trado.ee, kuule, kehtib vampiire sooduspunkt seal. Mine löö auto number sisse. See on see influenceritega koostöö tegemine ongi vaat see ilu ja valu vaata, et kuule tegelikult mul on väike sooduskood ka ikka kuskil vaata. Igal pool võite proovida vampiire. Tänaseks päevaks tegime ka checklisti, et oleks natuke lihtsam tööd teha ja need asjad, mida pidime ära tegema või siis välja vahetama, olid sellised. Suunatuled, ees pidurivoolikud, taga pidurid lahti, õhufilter, õlivahetus, Kojamäed. aku ja starteri hooldus. Ja kui see oli tehtud, siis muidugi otse poodi. 1470 meile kulutada, nüüd lähevad esimesed kulutused, vaatame palju kui me saame. Õnneks Karel ja ta tiim juba timmivad ja mehed teavad, mis nad teevad. Mis see läks nüüd? See охлаждающая жидкость. Nii, õlu. Õlu, jah. Sa tahad õlut ju? Õli okei. Meid, väga lahe tegelikult, mulle juba tal meeldib, ma midagi aru ei saa, aga vähemalt ma õpin, vaata, see on kõige tähtsam. €135 läks, tegelikult oli 150 ja saime 15 € alla kliendikaardiga, päris aus. Ja kõik muud kulutused, mis ma Žiguli peale tegin, on mul kenasti sheetsis välja toodud ja seda näete alt descriptionis. Kõik materjal olemas kohe. Kõik asjad. Kõik oli olemas. Täitsa uskumatu ju. No ma räägin, olin ukse vaibaks, ütlesin, kuradi davai, andke mulle kõik letti. Normaalne. Mis siin toimub? Kus rattad on? Me hooldust teeme. Väga väike. Kuule, aga nüüd on õlled ja pitsad ja naised on puudu garaažist. Alustame pitsadest. Peaks tal ka tööd laskma teha või? No ta pitsa tellib pärast teeb tööd. No tohi. Ootame siis. Milleks see on vaja? Et ta mitte kuskil ei kukus või? Jaa, taku kinni oleks. See on hinnatundlikule kliendile tavaliselt juba tehta nii. No peremees, filter vaja tagasi külge panna. Ma võtsin vana ära, pane uus külge. Aga seda kuivalt ei panda, vaata, sa pead hakk tuud tegema siin. Hakka pua! Põronäting! Nii, näpuga laiali ja keera sinna tagasi alla see. Võtame, jah? No vast nii on okka. No, ma ei hakka üle kontrolli. No kontrolli igaks juhuks äkki. Oi, väga tume. Vaata, mis spori on siin. Teeme puhta. Vaata, kuule, siin kasvab asi. Elu käib. Elu käib siin. Aga kui sa seal oled juba, kas see nõud ka äres? No davai. Kui sa juba köögis oled seal? See mull hakkab niimoodi läikima, siin on vähe pole reski. Roostetuse on vaja maha saada. Ja kuidas roostetuse maha saad? Võtad ühe siukse tepsi ja siis hakkad niimoodi nühkima. Ja kui ma natuke nühitud, siis asi peaks välja nägema nüüd siuke. Noh, nagu uus. Insane tegelikult.
ma vahetan ühe ise ära ja siis vahetad teise. Näita, kuidas sa vahetad. Seegi püriti lihtsalt, näe. Need on natuke elu näinud need kojamehed, vaata. Opa. Siin ka elu kasvab raisk. Nii. No kuule, nagu uus. No, mulle pühib küll ju. Pühib jah? Ja nagu naljakad vaata, tule nii palju kõnasi. Ma vaatan võsu korra veel, vaatan, mis üks jätab. Noh? Noh, pistib küll, on vana mees. Siuksed asjad vapšee Žigulil olid meelest ära läinud, et see asi oli ka siin, vaata. Vaata, seal on aega. Jah, keegi sellega. Detailide vend. Ja, et kui sul automootor käima ei lähe, siis tutika akuga sõidad starti pealt Jõgeval ära, lihtsalt hoiad seda peal. Täitsa päris raske see. Jõkker mõlakas. See on starter seda. Korralik. Näita. Ma ei jõua. Käid juuse oli ju. Seine. See on mingi rakett raisk. Nagu õmmus valid. Huvitav, et see, et ta eraldi töötab, aga ta ei jõua tõmmata, jah? Siin võib olla selle asi kaotatud, see on ka siin jääb siuke, et võib-olla siit selle siilist pool praegu. No, see on hea, see on põlendi, vaata, see on kärstanud. Et võib-olla see ära puhasta, siis võib-olla hakkab tööl juba. Jah, et ärme lahti kohe võtta, teeme ühendused korda. Kõige tähtsam ühendused. Vaat, sul on ka nii head ühendused ja connectionid, et sa said see tulla. VIP-teenus kohe, vaata. Oi, seda arvet, kõik mis eelarvest üle jääb on meile. Oi, lähe, kurat. 2 läheb ära nagu nii. Läks see? Mis see nüüd säästetud on? No ma arvan kõva 30 eurot äkki. Kuule, 30 eurot on ka raha, eks ole? On. Läks see kuradi bensiin täna 30 eurot. Jaa, no. Ei, tegelikult ma ei tea, palju starterid maksavad, äkki rohkem. Ongi, starter oli Sota, jah? Umbes siuke asi, vaata. Sobib kõikidele, 01–07. Vai venda vana juba autokataloogis, see sobib kõigile. Mingi ladateadlane. Peab mingi kuradi universaal olemas. Aga Sota säästetud, no väga aus. Kuule, hakkab vaikselt looma, näed. Pirnid on vahetatud, seest on puhtaks tehtud, rooste on maas. Tööd oli juba palju tehtud esimese päeva jooksul, nii et vaatame, mis meil tehtud on. Kojamehed, tšekk. Aku, tšekk, starteri hooldus. No, saab tehtud. Lõpeb 80%. Paneme tšekk juba. Nii, eks meil on vaja õli välja lasta. Õlivahetus. Kas see on su esimene? Arvad? Vaatame, kas ta saab pipi juksuk või ei saa. Ärme ei taha. Vaatame, kas sa lähed siis puhaste riietega koju. See kõik mustad. See kork. Nii. Siin on vaja lahti saada. Ja siis tuleb siit õli. Ega ma pole ka siksi remontinud. Ümber? No vist nagu läheb, jah. Nii. Ma olen kaugemal. Ärge nussige reaalselt. Taibo. No natuke said ainult pihta ju. Kindad läksid ainult. Kindad joppas, nagu proff. No peaaegu, jah. No, masla on must. Masla on väga must. Ja nüüd sul on lihasmälu on meeles, vaata kui kõvasti kinni oli, sama kõvasti kui on. Oli päris kõvasti, jah. Aga üle ei tohi pingutada, muidu see lahti järgmine, või teeb kere maha. Põmm! Õli vahetatud. Ei ole. Peaaegu. Siis on ka vaja panna. Peaaegu. Autoratast tuled sa ikka elu jooksul vahetanud. Kurat, ega väga ei ole raisk. Ei ole, jah.
Kuidas sul nii vedanud on, et sul... Tegelikult ma olen Monster Trucki seda neid pannud. No vot, isegi maa ei ole. No vot. Näe, siin on 2 auku, jah. Lükka. Loksuta. Nagu. Vahni. No ja siis õige mehaanik nüüd lööb hoo rattale sisse, et kas keerlab ilusti. Midagi valesti. On jah? Aga mis see valesti on siis? Voldid vist panid valesti. Nagu näha, siis poistel oli väga lõbus mu üle naerda. Nii, õlu. Nii, õlu. Sadad õlut ju? Enne ka läksin poodi. Ja siis võtsin asjad ära ja siis nii ma panem, et nii, õlu. Ega muidugi garaažis õlle joomine käib asja juurde. Nii, õli käib siia. See kork, keera maha. Aga palju siia läheb või? Ma ei tea. Mitmene kankus on? 5. See on üldse 5. No igaks juhuks, ega äkki võtab käspa kassi juurde panna ja juurde valada, kui vaja on. Kuule, midagi valesti. Mingi... Ma saan starterit vajutada aku pealt. Lubab? No vaadake. Miks tuleb filtrit vahetada raiski? Kohe tuleb 3 hobu juurde. Pärast pikka päeva putitamist oli aeg proovida, kas auto üldse käima läheb. Tõe hetk. No tõe hetk. Etsa korraga. Gaasi karja keerib. See midagi ei töötanud. Aga see nagu valgus sellel ei ole või? Ei on, ilmselt aga pirnil on läbi või midagi. Kurat ei tea. Aga see air conditioning sükest asja eksisteerib või? Puhub lihtsalt õhku. Mis see on? Siin käibki jõu kõik. Aga kuule. Näed, puhub. Kuule. Aus. Toimib, natuke tolmu tuli välja. Läheme. Mehed. Veenusesse otsa. 6 tunniga sai valmis peaaegu. Kuku raadio. Uudised. Kuuleme uudised sõidame. Tund aega tagasi oli Narvas Tartus 5 kraadi, Võrus 6, Tallinnas, Pärnus, Kuressaares 7 kraadi. Kas roolivõimus jäi kuradi juurde teha ei saa või? No hea raes saab kõik. Kellel seda mersut enam vaja on? Kuuled või? Pidurdab ka või? Õival sajab paljudes kohtades Raskelt. kohati Tegime parklas väiksed tiirud ja auto õnneks toimis. Vaatame nüüd, kas ka naisele 06 peale läheb. Väga äge auto on. Andreid on kohe väga, ta on omas elemendis. Istu. Jõppu sisse. Oh, neiu. Jõppu sisse. Tere. Vaata, ma ütlesin, kui 06 on, siis naised tulevad ise kui autosse. Siin haiseb. Ja see on räme tolmune ka. Räme tolmune, õnneks ma olen ka tolmune, nii et Andrei ei oska käike vahetada või? Kuule, vahet ise siin käike. Ma ei hakka proovima isegi. Aga sõidab. 7 tundi täna tegime raisk. Sõidab. Ui, lahe. Ma vist ei ole siin vaata, mitte midagi toju. Mitte midagi ei juhtu. Ma ei ole vist siin kulliga mitte kunagi. Ei ole? Vist ei ole, jah. Oot, nüüd sa tead, Ma olen Niivaga sõitnud niimoodi, meil oli kunagi... Niiva! Jaa, Niiva, tšau! Meil oli kunagi punane Niiva. See oli nii vana, et ma mäletan, ma olin pisike ja siis me käisime Epsiga mingi... Ma ei mäleta mingit prügi vedamas, siis ma kartsin, et seal kukub põhi alt ära, siis see oli nagu siuke logu. Nii haige auto! Mida asja? Ja, aga sellega on küll see, et kui maksu paned, siis on ikka halvasti. Aastamaks 50 €. 50 €? Noh, tuleb välja, et Andrei ei olegi kõige halvem autoostja, või ta lihtsalt õnn naeratas lihtsalt seekord ja müüja oli nii aus, et suhteliselt hea toorik oli, arvestades auto vanust ja kõike. Et seismisest tulenevad vead, mingid pidurivoolikud, oli vahetused, särgid, värgid, nipet-näpet, mees poleeris siin stangesid ja asju ise ja saab asja küll, et üllatavalt heas seisukorras on ja ilmselt eelmine omanik on väga hoolasanud. Et ma loodan, et sul tuleb palju siis
mitte murevabasid kilomeetreid, vaid muresid täis kilomeetreid. Siis sa saad ise ka veel remontida seda. Nice. Esimesel remondipäeval saime kõik asjad tehtud, peaaegu saime kõik asjad kätte poest. Auto sõidab, see on positiivne. Loodetavasti ülevaatuseks ta on ka nüüd korras. Kõik asjad nagu peaks toimima. Aga ühesõnaga, insane tunne. Hakkab vaikselt jumet võtma ja Karel ja kogu tiim siin insane, mis töö nad ära tegid ja selles mõttes nagu suur rep neile ja mina sain ka oma käed õliseks. Kohe on palju ägedam touch kui see, et Robin istub lihtsalt autosse 2 tonni auto maksis. Okei, ühe käega ei saa sõita kulliga. Et sa ei saa nagu, see on see case vaata. Ühesõnaga, aitäh Karel ja ta tiim. Tegid suure töö ära ja me vaatame, kas me saame nüüd ülevaatusest läbi. Ma ise olen Mehhikos praegu ja Karel ütles, et ta käis ülevaatusest läbi ja auto sai ülevaatusest läbi. Mis tähendab seda, et meil on nüüd vähem probleeme, nüüd saame poleerida, nüüd saame mingid väiksemaid detaile veel teha, nii et kui ma tagasi jõuan, oi see Žigul saab hagu, oi jumal. Päike on väljas, linnud siristavad, 2. aprill, mis tähendab ainult seda, et me jätkame oma tööd selle kauni Žiguliga. Tegelikult on paar jupikest veel välja vahetada, siis teeme natuke enne seda ära ja siis me läheme poleerimisse ja nagu ma aru sain, siis automaailmas poleerimine on ikkagi top värk on ju Nilkin. Nii et poleerime ka selle ära, vaatame, kuidas see täpsemalt käib ja egas midagi, hakkame pihta. Oda, aga ülevaatuses käisid eelmine nädal, mis seal siis oli? Põhimõtteliselt oli kõik titi-miti, aga üks käsipidur ei töötanud. Ja see oli niisugune huvitav viga, et keegi oli käsipiduri trossi unustanud panna piduri selle hoova õla taha. Ehk see tõmbasid tühja, sellepärast käsipiduri töötadki. Põhimõtteliselt võtsid piduri lahti, panin käsipiduri hoova sinna külge ja nüüd on pidurid silmis korras. Nüüd saab ringi paarutada sellega hinna peale või? Käisime, tegime ka sõpradega. 30 € minu kütust läks ja... Kas täna tuleb esimene pikem ots siis või? Ei tea, täna peakski Saaremaal sõitma, vaatad äkki... Saaremaal, päriselt kohe otse. Eemus ära juba. Ma lülitan telefoni välja. Aga sa tellisid mingid uued jupid ka, jah? Siin on sul liistutüüblid, siin on see tulede lüliti, mis sa tahtsid ja kõige tähtsam need salongi valgustid, mis ei töötanud. Need on kõige tähtsamad. Ja kusjuures need peaks olema, võtta välja, ma ei teagi, need peaks olema original või? Kui sa tahad sinna musta numbri poole minna, näed? Ongi OG ju. On küll. Palju see tellimus oli mingi 11 €, ei, lüliti vist oli rohkem. Aga oli 20-30 €. 30 € äkki või? Ehk siis kui hakkate see kulli parandama, siis need jupid nagu on ülikallid, nii et ärge kindlasti tehke seda. Me läheme täna poleerima ja kujuta ette, kus see hakkab asi siin shinima. Väga haige. Ja üks klõps veel, see on seda starter, see ongi siuke okei. Läheb vaikselt pumpa, Nagu lahti. Ja gaasiga mängi ikka. Tee. Kuradi, seda pead karjutama õlaga lükkama. Käib niimoodi, vaata. Kurat see bensiini hais on ega insane. See laada päris hais on ikka normaalne. Laas haisis mul nädal aega siin või pärast seda, kui ma selle välja ajasin. Insane kõlar, vaata seda. Mis asi see on? Väga õige kõlar ikka. Vaata, et oma kuradi tamme puitu ära ei kriibi selles. No kurat. Ta proovi plastikuga alguses. Juba tulebki. See tuleb ise välja juba, kuna see on mitu korda käinud välja, ma arvan. Nonii. Nii. Easy. Tõmba pistik tagant ja. Alati tuleb võrrelda vana ja uut. Aga see... Tundub, et juba on mingi mähis, noh. Jaa. Pole nagu õige, jah. Kõigepealt on vaja kroom siit ümbert kätte saada. Aga nii kaua, kui ma sellega tegelen, võib-olla sa võid tulesid proovida. Andrei teeme võidu. Nii. Ma võitsin vist. Ma ei julge seda tõmmata, kurat. Sul on uus tükk olemas, ära karda. No ma ei tea, äkki vaat praegu oli ka uus tükk on olemas, aga ei tööta. Õige. Mis ma nüüd teen sellega? Võtame siit ära siis. Võtsid kõik voolud välja. Ops.
juba lendas sädemeid veits. Mina võtsin mullu välja. Nii. Joo. Selliste Grana või? Tšau, Mr. Kevin. Tere. Oota, kuidas see töötab? Nii peaks töötama. Ei toimi jah, nüüd on sees. Ei toimi jah. Katki äkki, uus asi katki. See ka ei tööta. Ehmata, siin on korrosioon vahel. Tšau. Sa ka peal. Näe, vaata, lamp jääks tööle, näe. Lamp hakkas lampi tööle või? Kuldsed käed, lihtsalt näppisin ja mudisin. Mida sa tegid? Saad pidi korra särtsu saama. Korra pidi särtsu saama, jah. Selles mõttes auto elekter on jah seif, et sealt siit 12 volti. Kroomi ümber ei taha panna või? Vaata, lennuks tööle hakkab ka. Mis paneme äkki? Oh! Aba! Hakkas, kuule. Käed mustaks tegema nüüd. Oi! Kui sul budget nii palju üle on, siis ma teen sulle remondi arve lihtsalt, ära muretsen. Jaa, aus, 2 tennini. Jaa. Valmis. No jah, nüüd on siin nii valge, et siin võid lausa muusika videofilmida. Ei no see on ikka väga valge. Põhiasjad on valmis tegelikult meil. Auto liigub, ülevaatus tehtud. Nii, on. Mis me nüüd nagu iluasjadest saame teha? Mulle nagu istmed väga ei istu. Mis mina teeks? Otsikski reaalselt foorumist või kuulutused kuskilgi keegi müüb varuosadeks ja äkki leiad korralikud istmed? Ostan korralikud istmed ja rooli. Davai, lähme siis polli reis. Vaata, kuidas kuradi Žiguli see uks lahti käib. Niimoodi ei käi, on ju. Aga natuke õlgannad. Vaata, jalkas oli kogu aeg see, vaata kellegi sisse nügid, vaata niimoodi. No vot, behind the scenes, kuidas Andrei Savakini videod valmivad. Näitan ära kõik saladused. Aga vaata, kui kole pill tegelikult on. Õudus ju. On või? Ei ole ju ilus, on veel ilusamaks live-kanal, kes tehakse. Ma räägingi, et enne seda poleerimist, enne poleerimist on kole, õudus. Vaata, mis välja tuleb. Aga oota, mingi pikem roadtrip tuleb ka. Tegelikult võiks teha, tegelikult võiks Robinile Hiiumaale külla minna sellega ja siis igal pool. Ma pean ka ikkagi ühe võtma. Tegelikult peab. Okei, teeme ka mingi mitu tuhat laike. Teeme niimoodi, palju sul on väga palju vaatamisi. Tegelikult on ikka, aga ma ei tea, ma 10 ma täis ei saa laike. Aktiivsed laikijad. No suht ikka on. No aga teeme siis teeme äkki 5000 või? 5000 on okei või? No teeme 5000, las pingutavad ka siis. Okei, teeme 5000 laiki ja... Ja Karel ostab lada. Karel ostab lada. Ja me läheme tripile. Siis teeme tripi. Et me Žigul kenasti läigiks, viime auto pessu ja poleerimisse live garaaži poiste juurde. Jõudu tööle, ma arvan. Sõna on narv. Hüppa alt läbi, Karele. Loodame päeva lõpuks see valmis. Ma annan see poleerimisega peab tegelema. Davai. Samal ajal kui pesu ja poleerimine käib, siis teen ka enda auto ülevaatusesse. Õnneks on kõik Kareli siin sama saate järjest. Kareli workshop, siis on mingi detailing, siis on ülevaatus, siis on veel mingi asi, pesu. Senikaua, kui auto on pesus ja poleerimises, käisime kiirelt läbi VAZ varuosade poes ja vaatasime, mis seal pakuti. Oli muidugi palju erinevaid asju, aga lõpuks võtsime ainult bensupaagi korgi. No, vaata. Vaata, kui tuhmud teha tegelikult. Sa näed, vaata, jumala tuhmud tegelikult. Kõik on ära pleekinud, spetsialist ütleb sulle üldse, kas tuleb midagi välja või? Ära pleekinud, jah? Siin on näha. Vaata. Aba! See on see põhimõtteliselt, mis see nagu lõpptulemus tuleb siis, jah? Midagi sarnast. Insane! Päris räige ju. Insane, vaata seda vahet. Ma räägin, tull. Mõtled lihtsalt 2-3 kiloga edasi müüa. See on nagu uus pill, kui see ükka tuleb. Näed sellele. See on vale kork või? Kuule.
ongi Tim. Kurat, Andrei on kõvem autovend kui mina, vaata. See on mingi Buffloi siin, jah. Tegelikult sa pead oma telefoninumbri aadressi siia graveerima. Järgmine vend saab helistada sulle. Andrei, su bensukork on siin tanklas. Kunagi pese maskad. Siis ainult veega. Veega? See ei ole vaata tavaline värv nagu autodel, siin ei ole lakki peal. Paned mingit leotust peale, et saad kohe halliks samamoodi. Nüüd on aeg meil minna Maardusse. Maardus on Lada pood. Me ostsime uued mingid jupid ja värgid, särgid. Siis vaatame pärast üle, mis meil anti, aga tundub, et ikka budgetisse mahume ilusti ära. Ja nüüd on lihtsalt kõige suurem probleem on vist ikkagi istmed. Ma ei tea, mis nende istmetega tahavad, et kas need katted, kõik kui katted peale panna. Kõik nii rõvedad, ma ei tea, no vaatame, kuidas tuleb. Ühesõnaga sõidame Maardusse nüüd. Maardus võtsime peale käsipiduri kangi, käsipiduri katte, varuvõtme, tagaluugi lukumehhanismi, liistukinnitused, sisemised uksepolstrid ja siseukse tasku. See kõik läks maksma umbes 180 € ja kokku on budget praegu selline. Ehk siis natukene, või tegelikult on päris palju, veel mänguruumi. Vaata kaus. Ühte autot putitatakse, poleeritakse, teine käis juba ülevaatuses, läheb nüüd pessu ja väga aus. No, mis nüüd raisk? YouTube tahtis teada, kui pikk sa oled. 1,90 m. Vaata, nüüd sa said uued võtmed, palju sul Lada võtmeid on juba? No, mul on päris palju neid. No, mingi kimp on, vaata, aga see ongi ärimehe värk jälle, vaata. Et sul kui mida rohkem võtmed, jah. Jah, et sul on üürikorterid miljon või miljon Ladat, vaata. Nii, vaata, siuke pull. Nii. Vaat, see on juba korralik. See on juba korralik, sellega saab juba drifti alustada ka. Aga paigaldame sulle niimoodi, siis sul on ka mugav tõmmata. Midagi puudu ei ole või? Seal on ikka. Siin on ka. Oi! Oota, aga see on siis nagu see on lihtsalt nagu ava või see on kõlarit jaoks? No ta on imitatsioon, ma ei tea, reaalselt võib-olla saab kõlariga ka taha panna või? Seda tuleb vaadata. Oi. 4 tükki raisk. Kuhu sa nüüd lähed näitusele selle pilliga? See on väga kena. No need käivadki siia nüüd niimoodi, näed. Nii, tänane päev on ka kotis, ma pean kahjuks ära minema. Nii Vaasa peab siia, ootab poleerimise ära. Olgem ausad, see oli näha juba, et ta on nagu uus pill. 82 aasta, põhimõtteliselt sama. Eks see, mis me tegime täna, see üks lüliti ei sobinud, interior lighting sai sisse pandud, üli fancy on ja. Käisime Lada Poweris ära, ostsime seal mingid jupid ja nüüd on põhimõtteliselt veel ühte päeva vaja, kus tegelikult oleks vaja ka istmeid. Nii et loodetavasti me läheme järgmises korras istmed ära. Nii et mis seal ikka? Nihkin, helista mulle siis, kui poleerimine valmis on ja. Näe raisk. Aine? Jaa. Nagu uus ja siin ka nagu mustad on päriselt. Ma saan näha enda... Sind ka läbi näha, jah? Jaa, ma näen ennast ka. Väga õige, jah? Lagi ka puhas, jah? Jaa. Väga aus. Nii, täna on 5. aprill, sain kätte käigukangi nupu, mille ma siis tegin treidimisega ja tahtsin oma mürtsi ja siis üks hea jälgija saatis mulle vastu ja nüüd vaatame, milline see on. Aba! Nüüd ma saan ise ka pärast poleerimist esimest korda näha, milline auto välja näeb. Ja nagu lambist on meil 5. aprill ja lumi tuli maha. Ja auto on juba sitane raisk. Auto on juba sitane, saad aru? Insane! Jääpurikad! See ei ole normaalne. Mis asi see on? 5. aprillil. Halloo! Tuleb lihtsasti pealt ära. Sa hakkama või? Sa järgiski.
läheb üldse otsa sinna või? Peaks nagu minema. Ma proovin. Oota. Kas sa jõuga vist ei saa? Ei saa, jah. Oi. Mis saab nüüd siis? Pekki! God damn, bro! Mörts läks ja seda ka ei saanud. Kuna Eestis on päris palju inimesi, kes laadadega tegelevad, siis üks tüüp pakkus mulle oma istmeid. Nad olid täpsemalt siis 0,3 istmed, aga probleem oli selles, et ta asus Lõuna-Eestis, nii et mis seal ikka, Lõuna-Eestisse. Ja kui kohale jõudsime, siis tüübil oli seal mingisugune 4 või 5 Žiguliid, mis lihtsalt, ma ei tea, mis ta isegi teeb nendega. Aga minu jaoks oli see positiivne, see tähendas seda, et on rohkem varuosasi ja ilmselt ma leian enda pilli jaoks ka midagi. Ja kui te olete mõelnud, et mis siis saab, kui laada pagass peaks kinni jääma, siis ilmselgelt lahendus on selle jaoks lihtne. Ühesõnaga, käisime kuskil siin, mis on Lõuna-Eesti või? Lõuna-Eestis kuskil ära ja siis lahke peremees, mis me saime lõpuks? Me saime kilbid kroomist külje peale. Selle nupu, vaata see lüliti, mis on katki oli, et selle saame ära vahetada. Käigukongi nupu saime teise. Ja mis põhiline asi on toolid ka nüüd olemas. Need on vaja puhtaks teha, õlitada natuke. Ja siis ilukilbid andis ka. Ilukilbid andis ka, lihtsalt näe, võta, vaata. Ühesõnaga mehel oli mingisugune palju mingi 5-6 lihtsalt kõik varuosadeks vaata. Ma nüüd ka, kuule, tead, kellelgi vaja on, see võib-olla nagu kirjutan vaikselt need joppas veel, vaata. Ühesõnaga, nüüd on pikk sõit tagasi 2,5 tundi Tallinnasse ja kes midagi, noh. Mis öeldaks selle kohta? Pesur või? Võtan selle ka, vaata. Kell on 9:30, võisime kõik asjad ära. Poisid muidugi kohe hakkasid asju seal putitama ja näpud hakkasid sügelema, kohe tegid mingid küünlad asjad korda ja nüüd ega minu tööpäev ei lõppe, siis ma lähen toon homseks puhastuseks selle, mis ta ongi see tekstiilipesuri ära. Eks homme läheb istmete puhastamiseks, nagu uued hakkavad läikima raisk. Tere rahvast, täna on 10. aprill. Ma käisin poes, ostsin asju, sest täna on detailing päev. No mitte detailing, aga detailing ka juba, jah. Ma käisin neile, tõin tekstiilipesuri. Ma nägin sul Instagramis oli see asi. Kas sa ostsid selle? 10 minutit, mul oli 10 minutit aega, mul oli juba käes see. Oota, kas keegi andsi sulle või sa ostsid selle? Ma jälgi andis. Uus päev ehk siis uus checklist ja täna tegeleme selliste asjadega. Istmed puhtaks pluss vahetus, uksepolstrid, käsipiduri kang, tagaluku süda, lisataskud, kroomliistud pluss uued võred, käigukangi nupp korda ja küünlad. Vaata, töötab see ei tööta. Oota. Miks ta ei tööta? Vaata, ots vaata. Ilmselgelt oskan ma tolmuimejat kasutada. Aga nüüd võtame istmed välja ja vaatame, kui lihtne seda kõike vahetada on. Davai, ma tahan siis, Andrei, kui see 100. projekt ükskord valmis saab, et sa viid nüüd neljapäeva õhtul välja ja tõmban käetoe lahti, lösutan ja lasen õlli. Ja Andrei on mu sohver. Sobib. Härra, kuhu nüüd? Ma ütlen sulle, teeme siuksed ringid, et vähe ei ole. Ühesõnaga, nüüd hakkab siis suur pesu, noh. Kevade suur koristus. Vana iste, tegelikult see nagu meie praegune iste ja see on veel vanem iste, see on 0,3 oma. Aga selle me paneme asemele, sest seal on
ta on riie tšutt parem ja ma ei viitsi, ma ei tea, mis sellega teha. Ja äkki ma saan selle suurema profitiga maha müüa ja midagi uut osta. Me vahetame need ka ära, siis paneme, need paneme siia. Ja siis on suur pesu ja aga enne alustame, ma arvan, salongist. See pidi asja veel paremaks tegema. Nii. Üldse nii lihtne töö. Vaatame, kui sitane see vesi on. Oi, plää. Vaadake esiteks, mis sitt see siin on, näine. Nii. Läheme kallame välja selle, ega siin väga palju ausalt öeldes ei ole. Aga lihtsalt, et te näete, mis kuradi sitt sealt välja tuli. Midagi siin ilusat ei ole. Vaadake nüüd selle. Vaat seda vett. Täiesti haige ju. See ei ole normaalne. Ja vaat sellepärast ma seda tekstiilipesuriga teengi praegu. Ja kujutadagi ette, mis istmetel selle toimub. Õudne. Ühesõnaga tegelikult, mis mul meelde tuli, oli see, et meil vedas, sest et neil sinistel istmetel oli see kaelatugi, või need padjad ja kaelatugi, see oli põhimõtteliselt punast värvi, nahast punast värvi, nii et ma arvan, see läheb väga hästi täppi. Nii et jopas sellega ka. Väike hoiatus ka teile, et kui kavatsete neid istmeid pesuriga puhtaks teha, siis arvestage, et sellega läheb põhimõtteliselt terve päev. No, tegelikult olgem ausad, ega tegelikult neid ei saagi kunagi puhtaks. Hakkab vaikselt looma. Juba värv tuleb tagasi. Kui veel nahaga üle käime, siis on reast nagu uued. Siin. Siit sa käisid läbi või? Jah. Nagu uus. See vaikselt hakkab looma. Jätkame. Vaat seda, No, see on ka teine asi. On. Ja siia läheb conditioner ka veel peale ja siis on nagu uus, Siis saab põhimõtteliselt selle, ma arvan, juba 2 sotiga maha müüa neid istmeid. Siis võtan veel kuskilt 30-ga. Ja autoärikas. Ühesõnaga, nüüd me paneme lihtsalt, tegeleme sellega ja... Siinid peab ära vahetumis, jah? Siinid vahetame ka ära, aga teeme äkki ära selle või? Nüüd siin, ei tööta need asjad väga hästi kinni jäänud. Siin on nagu kõik liigub ilusti. Tundub ilusamad. Olen nii roostes. Aga kuidas see käib? Tegime 2 istmest nii hea ühe istme kui saime. Seljatoe reguleerimisega väike probleem võib olla. Ta pead keevitama või? Jaa, natuke vaja keevitada. Võib-olla sõidad, siis kui kiirendad on lamad. Põmm! Kuuled, Easy. Väga ei hoia. Nagu uus. Kuule, nitšoo. Käetugi tööd. Puhastid ära ikka. Jaa, muidugi. Laigib, kurat. Siis tobi rahulikult teha, vaata. Lubad suitsetada autos? Muidugi mitte. Härrale ei sobinud, et siit kulunud ja põlendanud või ma ei tea, mis päiksepistise kank saanud on. Vana siin verdi. Lõhnatab ainult. Keemia. Kui oled sa oma Mersu eest ka niimoodi hoolt kandnud ise või? Ma pidin jälle Laudapaueris käima, siis Maardus. Ja mul on suht kindel, see ei ole viimane kord, kui ma siia tulen. No näita, kui sa tõid jälle tüübleid või? No ma tõin tüübleid. No, hakka tüübeldama nüüd, hakka ehkameheks. Paned küprokit ja tüüblit. 40 tükki peaksin olema.
Nii need käivad kuidagi mingi ime trikiga see külge mul ikka tunne. No niimoodi. Popi sisse. Kallid on tübli. 13 senti raisk. Ja sa olegi ikka näpud küljes ja väga tubli. Selgelt no. Polegi nii kuradi professionaal nagu kuradi Karel, aga... No, sellepärast on näpud küljes, et kaamera muidu Siis on rändam, Nagu kaamera kinni pannakse, kõik kukub maha see tüübel. Võiveti vastab ka vaatame, mis toimub raisk. Värv on väga ilus. Mega, just see nii mõnus pehme body käsi. Kurju imitatsioon. Mida sa veel tahad? No võt. Sa varst ise ostad mul selle pilli ära, ma teen korda. Mulle meeldib, et Niiva tegelikult oli palgatud nagu filmima, aga see mõtleb, et seda jaks. Mis tegid Niiva? Palgatud oli ikka operaatoriks, aga hakkas töömeheks hoopis. Nii, polsterid on vahetatud. Nüüd on aeg kõik vanad hüpped, mis meil on. Paneme müüki. Vaatame, äkki saame äriga teha sellega. Ühesõnaga, need uksepolstrid, mis ma sinna Facebooki gruppi müüki panin, need ostati 50 euroga ära. Just andsin üle, sain oma 50 kätte ja see lisab meie budgetile juurde, nii et vaatame, mis selle, see on pool starteri hinde, nii et kui starter tõesti peaks küpsiseks minema, siis on juba pool olemas, nii et kurat, oleks pidanud rohkem asju müüma või? Aga ühesõnaga, polstrid on müüdud ja raha saadud. Me tellisime veel ühe asja. Üks vend andis tasuta. Straight from Jusk. Karel! Karel! Mul on sulle veel üks asi. Ära hakka! Lõpeta ära selle jupki toomi. Sa tead juba, mis see on? Kas kui otsa ei saa see raha juba? Kusjuures see oli tasuta. Tasuta või? Ärge saatke Andreile tasuta asju. See oli 3 eurot, palju oli? 4,20 oli saata. Sportiivne roll näe või? See on sportiivne roll, tegelikult see on samasugune roll. Parko või? Oled Krossi toidukaubal? Samasugune roll, aga seal on see ka, vaata. Vaat sa. On 06 ema ikka või? Poisid hakkavad keevitama ka. Keevitajad koos raisk. Kui palju Andrei maksab sulle? Midagi ei maksa. Naturas maksab. Aina hakkas koristama kohe. Sellepärast siia kutsusingi, et ta ei suuda, lihtsalt ta tahab koristada. Kuule, mul on siin paar asja natuke koristada. Kaks asja tuli juurde. Rool, tasuta ja keevitamine. Ja keevitamine on õnneks tehtud. Mina keevitasin kõrvalt vaadates. Tund aega hiljem meie 4 uut / vana istet on siis peaaegu paigadatud. Ainult 12 tundi on töötud. Andrei, ma ei taha räänasid kopp. Žiguliid enam või? Ei taha. Ma ka ei taha.
Suka, bled. Võib-olla oli natuke liiva seal sees. Oh, kõmm. Põmm, lõpuks. Käiguvangi nupp, no see on, ma ei tea, mis seal teha saab. Pärast, mis ta andis nüüd juba 11 tundi või? Pikka tööd. Seeme siin taha Žiguliid enam nähagi. Unustage ära, et mingi like'id challenge, ma ei viitsi. Sul on see ka muidugi. Audi 80 on ka ikka tänapäevasem kui see kuradi. Ole nüüd. Lapike ristpeadega ja kuradi kluvidega. Aga hea lihtne on too. Ütle täna, mis sa õppisid ja mis lihtsalt oli? Ma nüüd tean, kuidas neid asju ära võtta. Lihtsalt võib-olla see, mis seal all toimub, see oli natuke... Äkki ostaks ka ühe veel? Osta üks veel. Ma võin osta, jah. Aga ma ostaks laada niiva siis. Ja siis kingiks niivale. Saame lõpuks Kareli garaažist minema sõita. Karelil on meist kopp ees. Mul oleks ka. Aga Karel on fucking legend ja kogu see tiim, kes tal on siin. Nii et palun teid veel kord. Minge toetage, minge jälgige. Nagu ma ei teeks mitte midagi ilma tõmata. Karel, see on sulle. Ja siis ma toon sulle Kuuba sigareid ka. Legend. Kui me ei teinud kõik asjad nagu 2 tunniga, kui sina tegi, see oli 10 minutit. Ei ole, kuskilgi peabki alustama õppima. Kuule, käibki paremini. Ütleme, et tal on parem, ütleme parem, ta ei tule tagasi. Ise. Kruvikad. Oh, nice. Meil on nagu tundub nagu päris nice, nagu BEM. Nagu BEM, no, jah? Parem kui BEM ikka. Nüüd saab ametlikult ja legaalselt sellega linna peal ringi sõita, aga nagu Žiguliile kombeks, siis kõik ja mööda ikkagi sujuvalt. Ja esimene pardakk. Viisin tiirule. Lihtsalt auto suli välja ja enam käima ei läinud. Ja nüüd tuli üks hea kodanik tuli mul appi. Köiega viis mind minema tagasi Kareli juurde. Ja siis vaatame, mis nüüd probleem on. Ei ole midagi, see nii lihtne, see Sixi eluna. Aga enne kui me jõuame video haripunkti, siis juhtus veel üks asi. Nii, täna on siis meil viimane, loodetavasti, Žiguli putitamispäev, et me saaks viia selle Žiguli kaugele Jõgevale. Aga Niva, Nivkin Nivazov, anna see kaamera siia. Seda teeb täna Nivazov. Aine Nivkin? Mida ma teen? Sa hakkad putitama täna? Mis tähendab putitama? Sa hakkad putitama täna, mees? Nagu еще серьезно? Еще серьезно? Real? Õnne soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Niiva, õnne soovime sul. Nagu te video jooksul juba tuttavaks saite, siis meie videot filmis Erik Nivazov, kes on ka ühtlasi minu väga hea sõber, aga meie kutsume teda Nivaks, sest tema perekonnanimi on Nivazov. Ja umbes aastake tagasi, kui me olime Armeenias, siis seal oli väga palju Lada Nivasid ja meil tuli siuke väike inside joke, et kuule Niva, näed, et sinu pill ja kunagi sünnipäevaks me kingime sulle selle. Seega, ma leidsin Niva kuulutuse, ronisin ära, läksin järgi, laadisime peale
tõime linna, laadisime maha, kontrollisime üle. Asend on sees, käsiga puus. Äkki see hoiab tagavar ratast sul üle. Vaata, äkki saab ülevalt kätte, peidame ära. Nii, korras. Sinus on ka kunstihinge. Ikka. Ma arvan, et kui tegelikult oleks seda numbrit sulle endale vaja. Seda või? Seda numbrit sulle. Mul on väga ilus tegelikult, mul on Sky, vaata. Sul on Sky, sinine. Pesime alt, seest ja väljast. Ja lõpuks. Ja on aeg üle anda meie väike kingitus. Meil on siin Fred, Rustam, Robin jõudis lõpuks kohale. Tšau. Вы что, серьезно? Не можно! Anifkin, ma töötasin kunagi autodega Avises. Airport, Tallinn Airport. Understand? But can you please come to airport? No. Ma võin sulle kiire tutvustuse teha. Jah. Värv, tumesinine. Roheline. Roheline, näed, on roheline või? No ei, aga jah. Passis roheline. Mootor 1.7, 4 vedu, kupe, riidest istmed. Mine istu sisse. Sinu uus auto. See on sinu auto. What the fuck? Pane. Tubli nüüd, pane. See ei peagi hästi käima minema. Kuule, oled sa õnnelikumat meest näinud? Insane tegelikult. See vend oli nii õnnelik, et ebareaalne. Päriselt, mulle või? No nii va, esimesed emotsioonid. Väga cool, see on bensiinauto, kuulsid ka jälle seda. Pidurit töötasid või? Natuke jah. Natukene jah. Ma ei saa, no, ma olen šokis nagu, ma ei mõtlesin, et nagu päriselt niiva tuleb. Ei, väga cool, suur aitäh teile, suur. Hakkad putitama ka või? Mis tähendab putitama? Parandama. Ja, ikka. Hakkad parandama, jah? Natuke. Ja nüüd oligi see aeg lõpuks käes. On aeg minna Jõgevale. Ma ei hakka valetama, hirm oli suur. Ja täna lõpuks 22. mai on see aeg, millal me viime selle pilli sõidule ja kaugele sõidule Jõgevale. Okei, let's go! Ai, läks. Suke. Ja let's go! Ma olen sellega natuke ikka sõitnud nüüd, nii et vaatame, kas pikem trip tuleb ka ära või mitte. Oi jumal, no peaasi, et Tallinnast välja saame ja kui Tallinnast välja saame, siis on juba hästi. No kui sa veel siin oled, siis palju õnne, paneme loosi huugama ja ainuke asi, või no ainukesed 2 asja, mis sa tegelikult tegema pead, on see, et kommenteeri, mis on sinu unistuste auto ja pane subscribe. Ja tuletan meelde, et meil on 2 võitjad, 2x2 WRC fännipassi ja fännisärki. Võitjad valin varsti välja ja jätkame videoga. Oi, käis nii ees. Puhas, jah? Nagu uus. Esimene maanteetrip, 110 on lubatud. Mul on praegu 80 sees. Mul on siuke tunne, nagu ma ralliks. Saan näitab küll peaks sotti, aga veis näitab 84 mul. Kui üldiselt Jõgeva trip on mingi siuke tund 40, tund 45. Ma arvan, täna me sõidame 2,5 seda. Tead, mis probleem on või? Tuul on nii tugev, et ta lööb mu... selle. Jah, ta lööb mu need sassi. See on küll jama, jah. Tangime täis ka ikka asja. Ja
nüüd kurikuulus Tallinn-Tartu maantee ja me oleme sõidus. Nii ilus Eestimaa ongi või? Väga õige. Ja mul on siuke tunne, et meil tuleb esimene möödasõit ühest rekast. Vot see on feeling. Siksiga rekast mööda panna. Jesus Christ. Auto lihtsalt, insane. Mis see oli? Nagu reaalselt see tuul lükkab seda autot. Kahe käib kinni hoidma. No isegi soti võtab välja. Väga hästi sõidab. Ei ole midagi öelda. Jõgeval 15, Jõpisnarvas 19, Rakveres 18 ja pealinnas Tallinnas hetkel ka 18 kraadi sooja. 4-realine on läbi, nüüd on lihtsalt üks sirge tee. Ma juba näen, et mul on ees üks reka, mis sõidab aeglasemalt kui mina. Ma ei kujuta ette, kuidas ma siin teel selle Žiguliga mööda sõitu tegema hakkan. Aga nüüd on vaja veel see üks sirge ära elada ja siis on hästi. Siis on hästi. Ja me oleme Jõgeval! No mitte päris linnas sees veel, aga põhimõtteliselt ametlikult oleme Jõgeval. Teen sulle ikka kohustusliku Jõgeva tuuri ka niiva või? Davai. Näed niiva, nüüd hakkame Jõgeva kesklinna poole sõitma. Hiina müür nimetatakse seda maja siin, näed Hiina müür. Siin vasakut kätt on Virtus. Siin olen mina... No ma ei tea, kui palju aega veetnud ja mänginud. Siin on Päästeamet. Niiva, seal on lasteaed, kus ma käisin. See on Jõgeva põhikool praegu. See oli, kui mina käisin koolis, siin oli Jõgeva gümnaasium. Pidurid see niimoodi hagu, et Jõgevale jõudusin piduriklotsid täiesti tundavad reist. Nivkin, siin on Jõgeva muusikakool, kus ma käisin. Selles klassis õppisin siin, näed. Nivkin bussijaam on seal. Aga ilmselgelt, kui me juba oleme Jõgeval ja mu ema elab ka siin, siis näitame Žigulid ka minu emale. Ma arvan, Valentina saab šoki reist. Алло. Ну ты что, дома? Дома. Давай, выходи тогда. Ты меня позоришь. Давай, иди. На такой... На Мерсе он меня ни разу не катал. Здрасте. Здорово. Здрасте. Ну? Ну и драндулет ты купил. Аузе. Ну и драндулет ты купил. Куда поехал? Куда вы ездите? Машина. Näe, это машина tuleb. Кто его знает? Сейчас заглохнет на перекрестке. Это кто тебя привет? Ma ei tea, kes see oli. Kui Žiguliga sõidad, saad respekti, vaata. Ja, они тебя все равно вот так показывают. Да, вот это. Да. Что ты думала? Откуда ты все знала? Ну? Я всю жизнь мечтала Žiguli купить. Вот, я за него и купил. Так и не купила. Niiva meeldib Jõgeva või? Jaa. No õnne. Tahaks elada siin. Oot kiire ka ju? Нет, здесь 70 километров скорость. Mul mis 70, mul on mingi 40 ainult praegu. Вот и едь 40 километров. Тише едешь, дальше будешь. Manuaalis oli kirjas 150, kas ma sõita? Куда ты? Ну тут уже, Андрей, тут уже не 90 даже, перестань. 78 показывает. Перестань, не надо. Хочешь проехать?
Нет. Попробуй. Боже упаси. Попробуй немножко. Попробуй. Ни в коем разе. Lähe võib, siin ei ole kedagi. Нет, отстань. Не taha või? Я на простой-то машине уже не умею. На передаче на такой ездить. Надо Жигули. Так, молча смотри вперед. Pane kõrvale. Здесь звери бегают. Ma panen. Нет. Ma panen, sõida, tahad proovi. Смотри, Бодер praegu прибежит. Sõida, proovi. Сказать, едь, не буду я ехать. Kindel või? Нет. Peiti Alveri muuseum on siin ikkagi. Näed sa? А ты там вообще был? Ja, muidugi olen käinud. See on ka ikkagi tähtis asi meil siin. Tähtis hoone. Enne kui me videoga lõpetame, siis tõmbame otsad kokku meie finantsilise osaga ja vaatame, kui palju ma siis kulutasin ja kui palju jäi mul raha üle. Ostsin ma ikkagi väga palju asju ja vahetasin väga palju välja, oli üks müük ka ja kokku läks mul 1198,48 eurot. Ja alles jäi 801,52 eurot, mis tähendab seda, et on väga palju raha, et Žiguli veel täiesti korda teha. Nagu enne mainitud sai, siis kõik see info on mul sheetsis kirjas ja see on jagatud teiega descriptionis. Ja ma ei suuda seda uskuda, me oleme lõpuks oma Žiguliga jõudnud Jõgevale, mis oli meie algsest peale oli meie lõpu sihtkoht. Jõudsime ilusti välja, ilma probleemideta, kõikidele tiir ette näidatud, isegi Niiva sai sõita. Meeldis või? Jaa. Ühesõnaga, nüüd ta siin on siuke, jätame ta siia, vaatame, mis see Jõgeva elu meile toob, mis me sellega veel ette võtame. Igal juhul, ma arvan, võtame ikka paarile tiirule kaasa, teeme kindlasti suurema Sixide meetupi, nii et kui sul on Sixis, anna teada, mis seal ikka suur aitäh muidugi Unibetile, kes seda videot toetas ja ilma Karelita ja tema tiimita ma arvan, et see ei oleks olnud reaalne ka. Nii et Karel ja kogu tema tiim, suur aitäh. Ma arvan, et kui ma ütlesin talle, et kuule, et ma tulen nüüd Sixiga sulle küllana, et tee korda natuke, et nii palju ta küll ei ootanud, et me seal hakkame külas käima tal. Aga vähemalt on nüüd see asi tehtud, see pill ilmselt, ma ei tea, kas Tallinnasse enam tagasi satub, et Karel, sa oled sellest prii, aga vaata, et sa ise enda Sixiga hakkama saad. Aga meie siinkohal tõmbame otsad kokku, seal ikka aitäh, et te elasite kaasa kogu meie sellele väiksele teekonnale. Žiguli sõidab. Kinnitan. Iluvigu on palju veel, tööd on vaja veel teha sellega, aga see on juba meie enda asi, nii et veel kord aitäh ja osalege loosis. Näeme siis juba järgmisel hullumeelsel projektil. Tšau!